USA otsus peatada relvade ja laskemoona tarned teistele riikidele tähendab konkreetselt Eesti tehtud ostude puhul seda, et edasi lükkuvad mitmikraketiheitjate HIMARS ja tankitõrjesüsteemide Javelin moona tarned kuniks Iraani sõja lõpuni. Pärast seda lubas USA tarnete taastumist. USA soov on oma tootmist kasvatada ja kindlasti ei ole nende soov lepingupartnereid alt vedada, sellepärast et see lööks väga kõvasti nende tuleviku lepinguid. Nii et Ameerika Ühendriikide soov ei ole kindlasti kuidagi oma partnereid alt vedada ja seetõttu tegelikult ma olen üsna veendunud selles, et need tarned taastatakse. Pevkuri sõnul on Eestis olemas vajalik varu relvi ja laskemoona kuni umbes 70 kilomeetri kaugusele laskmiseks, olgu need tankitõrjerelvad, suurtükid või erinevad droonid. Kaugemale laskmiseks oleks vaja lisatarneid. Riigikaitsekomisjoni esimehe sõnul on USA käik arusaadav. Me saame USA põhjendustest aru, et hoida siiski tagavaraks üht-teist selle teadmata, kas sõjaline tegevus Iraani vastu jätkub või mitte. Ja me oleme mõistlikud ja otsime alternatiive samas. Alternatiivide all peetakse silmas võimalust osta laskemoona teistelt tootjatelt. Samuti arutatakse, kas USA relvasüsteemides saaks kasutada teiste riikide toodangut või kas USA saab tekkinud puudujääki muul viisil kompenseerida. Kuivõrd me oleme olnud nii arusaajad ja mõistlikud USA seisukoha suhtes, siis me loodame, et ka USA suhtub mõistlikult meie vaatesse ja palvesse, nii et loodame, et seda probleemi ei ole, et on kinni sava lahti, et relvasüsteem on olemas, saaks alternatiivset moona, aga tegelikult seda ei ole mõtet osta, kuna seda ei saaks kasutada siis nende süsteemide puhul. USA on pannud tarned pausile ka teistele riikidele. Pevkur ütleb, et pole teada, kas tarnete taastamisel koheldakse kõiki riike võrdselt või eelistatakse mõnda. Ja ta lisas, et pani USA sõjaministrile Pete Hexetile südamele, et Eesti oma USA soovitust 5% isegi suuremate kaitsekuludega peaks eelise saama. No see oli minu palve talle loomulikult, et meie huvi on ju see, et kui me ühisesse kollektiivkaitsesse rohkem panustame, et siis sellel on ka mingisugune selge mõju. Ja üks mõju on see, et ameeriklased saaksid tarneid taastades esimese sammu teha nendele, kes rohkem panustavad. Kas see lõpuks nii läheb? Seda saame näha, aga loomulikult see palve minu poolt edasi sai antud. Riigieelarve mõjudest olevat veel vara rääkida, sest kuigi ilmselt jääb osa USA-le mõeldud raha sel aastal kasutamata, pole teada, millal tarned taastuvad ja ehk annab hoopis mõnda muud ostu tuua ettepoole. Esiteks me ei tea veel, kas need tarned siis jäävad lõpuni sellel aastal tulemata või mitte. Et kui me võib-olla näeme, et Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja Iraan lepivad kokku rahus, siis need tarned taastuvad ja me saame üsna kiiresti. Ehk sellisel juhul me täidame need kohustused sellel aastal. Kui need peaksid minema järgmisse aastasse, siis me teeme kiired otsused, kas me saame järgmise aasta muudest relvatarnetest midagi tuua sellesse aastasse. Nii et ei ole üle midagi ja ei ole hetkel ka veel midagi puudu.